tere tulemast jälle minu kanalile, vanad sõbrad, uued sõbrad, siin teie Tairi. Ma ei ole teid ära unustanud, ärge muretsege, aga nagu ma olen juba varem maininud, siis ma olen hetkel loomas podcasti nimega Tairi Kaarna saade. Ülipõnevil, vaadake seda logo näiteks tundub üli nunnukas, aga peab veits mõtlema selle peale veel. Kuna meist on saanud juba päris head sõbrad, siis on aeg teha järgmine samm ning tutvustada teile enda kodu, kus ma Austraalias elan. Mina elan Lääne-Austraalias linnakeses nimega Pert ja Pert on selline piklik linnakene ookeani ääres. Siin elab üle 2 miljoni inimese nagu too much, aga no eks ma veits maakas ka. Ning kui sellele lähemale zoomida, siis siin linna keskel jookseb jõgi, siin on lennujaam, kesklinn ja siin elan mina. Ma tean, ookeanist nii kaugel ülilamp on ju. Aga jää vait, Tairi, ja ära vingu, vaid vaatame hoopis Perti siis, kui keegi professionaal on teinud sellest enda uhke kaameraga pilti, suur linn, tegevusi liigub. Aga nagu suurlinnadega ikka, siis seda ilu ja võlu jätkub vaid kesklinna ja ookeani äärde, kus on need plekivanad, on ju. Et meie elame siis äärelinnas, rendime maja koos ühe iirlasega. Meil on selline täiesti tavaline keskmine rajoon, mänguväljak, tenniseplats, skaudilaager, pääsukeste asemel on papagoid. Rajoon jaguneb täiega 2. Ühest otsast on nagu uhked ja kenad majad, teisest otsast täiesti elamiskõlbnatud kodutu laagrid. Ma ei tea, mis siin täpselt toimub, aga no see maja esineja, tere hommikust, Võsa-Peeter, on ju. Et ma ei ole täpselt kindel, miks see nii on, aga selline on minu koduke. Girl, I can't lie. And like you watch her back it up. Tere tulemast Austraaliasse, tere tulemast minu aja ette. Jah, teil on õigus, täna on tuuline, aga ma ei ela ainult teerullis, vaid mul on ka kodu ja täitsa tipp-top kodu isegi. Nii et lähme vaatame, milline on minu kodu. Come with me. Sänne olema siis minu sissesõidurada. Siit ma sõidan sisse. Sulle endale peaks sisse sõitma reaalselt kaua võib. Võta enda fucking juuksed ära, imbetsil. Tahaks kohe juhtida tähelepanu millegile väga olulisele. Austraalia majad on kõik külje kõrval. Kui te näete, siis üks maja on siin, teine maja on kohe siin, 3. on seal ja 4. on juba seal. Ehk siis privaatsus on täpselt nii palju, et me saame olla selle aia taga. Minusugune poolmetslane on suhteliselt häiritud, sellepärast et come on, Simmo, privaatsus on elu. Siit edasi minnes on meil kohe prügikasti. Prügikaste on meil 3, taaskasutus, teine, mida ei saa taaskasutada. 3. prügikast, siis roheline prügikast, tähendab seda, et kõik, mis on roheline, millele saab teine roheline teha peale 1-0 kompostihunnik, aga kuna meil pole komposti nurka, visata, sitta, meil on selle jaoks prükkar. Welcome to my crib, Casa de la Tairi. Mõtlete, miks ma ei võta jalanõusid jalast? On sellepärast, et kuna meie majakaaslane käib enamalt jalanõudega sees, siis mina ei taha sinna enda sokkidega sisse astuda. Köök. Köögis asetseb täpselt siukene majandus, nagu meil siin alati on, mis tähendab siis seda, et palju nõusid. Kuna meil ei ole nõudepesumasinat, siis see tähendab seda, et me peseme nõud ära, siis nad lähevad siia kuivama ja enamjaolt 85% need nõud isegi ei jõua kappi, vaid sa lihtsalt võtad jälle kasutusele siit samast. Kui siit nüüd edasi liikuda tööpinn, siin saad lõikuda, hakkida, maitsta kõike, mida köögis tehakse. Ma ütlen ausalt, ma ei ole eriline köögis asjataja, selle jaoks on meil siin mõned teised mehed majas. Brita Kann, jah, ma olen vahepeal elus teinud hüppe ning ma ei joo enam kraanivett, vaid nüüd ma joon filtreeritud kraanivett. Ma olen suhteliselt uhke selle üle. Liigume siit nüüd edasi. Siin on mul kontorinurgake nii-öelda. Jah, te näete õigesti, ma olen teinud evolutsioonilise arengu. Ma olen hakanud lugema raamatuid. Mina, kes vihkas raamatute lugemist ning luges koolis ainult kokkuvõtteid, siis nüüd ma üritan olla brain, sellepärast et ma sain mingi hetk aru, et mul ei ole väga ajusid, aga ajusid on elus vaja, ehk siis ma mõtlesin, et ma laenutan endale raamatuid ja äkki hakkab nupp rohkem nokkima. Ma loodan vähemalt. Loomulikult siin laua taga valmib kõik see, mida te näete. Nagu te kindlasti juba ära laamenda.
ta magab ju. Meil on siin laua peal ka selline must kastikene. Siin all on meil siis loom. Rätikut mõjame sellepärast peal, et tema elu oleks võimalikult ligilähedane looduses toimuvaga. Ehk siis näiteks, kui öösel on pime ja meil siin tuled käivad, telekas lõugab, siis sellel vennal tunduks ikkagi, et oleks öö. Ehk siis me hoiame rätiku peal. Valgustoast ei pääse tema koopasse, ehk siis tema saab rahulikult enda keko elu edasi elada ning ta ei ole häiritud. Nii, ja kui siit edasi liikuda elutuba, ütlen ausalt, mina elutoas väga aega ei veeda. Siin on siis meie see on aed. Aed, ka hoov, kuidas saab kirjeldada seda ala, mis on maja taga. Kõike, mida te siin näete, kõik on meie valduses. Tegemist on üsnagi ruumika kohaga. Ütleme nii, et see tool, mida te siin näete, see tool ütleb kõik, milline on meie majakaaslane. Ma rohkem kommentaare ei hakka jagama, kui see on siis tema pärusmaa taimehuvilisi. Gerbera. Siin on meil taas jälle väike niukene muruplats, kus saab mängida, joosta ja hullata. Ruumi jagub kõigile. See, mis siin toimub, see on tuul. Kui te küsite, miks me olest ära koristanud, siis ma ei tea, mul puuduvad vastused. Siin on jällegi väga selgelt näha, kes elavad veel meie kodus peale meie. Tegemist on siis, ma pakun, et sipelgad, kes siis näevad kõvasti vaeva enda kodu ehitamisega, ehk siis nad toovad välja liiva ning jätavad meile sellised kenakesed hunnikud siia, nunnu ja tuletab meelde, et betooni all elu käib. Ainuke elu, mis siin käib, on see, mis toimub su näos. Lõika enda pats maha praegu. Ei ole siin mingisugust linnastumist, vaid elu siiski käib ka meie all. See on tore. Siin ma usun, et ei ole rohkem selgitusi vaja anda. Igaüks teab, mis see on ning igaüks teab, kuidas see võib päästa teinekord sinu päeva sellega, et sa lähed lihtsalt kettasse. Siin on jälle laevameri meie pea kohal. Vahepeal tuletab jällegi meelde, et elu on ka meie pea kohal, mitte ainult siin. Kui siit köögi kõrvalt edasi tulla, siis siin tuleb pikk koridor. Ütleme nii, et hullari vibes. Kui jõuda siia nurga taha, siis selle kohta ma ei oska kommentaare jagada. Inimesed, kes mul külla tulevad, küsivad, mis siin toimub, miks on siin siukene ruum, siis ma ütlen ausalt, ma ei tea. Ehk siis me hoiame siin kola. Siin on näha, et tervislikud eluviisid on meie peres hinnatud. Poisil on natuke roosted küljes, kuid poiss on päris okei. Vasakut kätt tuleb kohe meie majakaaslase tuba. See on paremat kätt. Siin me peseme pesu. Kui te küsite, mis siin pesumasina peal toimub, siis pesumasina peal ei ole minu genereeritud, vaid pesumasina peal on kõik tavaar, mis tuleb majakaaslase taskust. Ehk siis siuke tavalised asjad, mis taskus olema peavad, selles suhtes, et ikka paar kruvi. Ma mäletan väga hästi, kui ma töötasin veisejaamas, siis mul oli kogu aeg kruve taskut täis, ehk siis see on normaalne. Nüüd kohe, kui pesutoast välja tulla, vannituba ning 2 magamistuba. Esimene magamistuba on siis meie endine magamistuba. Magamistoa aknast paistab miljoni vaade, hästi inspiratsioonirohke ning detailirohke. Betoonsein või pole betoon, olgem ausad, tegemist on ikkagi plastik. Tegemist on metalliga, metallaed. Kui sinna ülespoole vaadata, siis seal paistab katuse peal tool ning vana arvutikast. Vannituba, aga edasi. Kohe ees on meil dušinurk, vana raibe ainult tilgub, tee mis tahab, keera palju tahad neid junne, vaheta neid sees olevaid spiraale, whatever, ainult tilgub. Nii et paneme selle ukse kinni, ennem kui ma lähen jällegi kettasse. Kettasse minemisega on niisugune lugu, nagu te näete, siis meil lisaks dušinurgale on meil ka vannipoiss. Kui mina märkan, et ma lähen kettasse rohkem kui tavaliselt, siis vann on just nimelt see, mis päästab mind kettasse minemisest. Vaktsiin päästab päeva, oh jaa. Mitte, et ma ei lähe karju kodus mehe peale, vaid ma olen vannis. Süüdake viiruk, võtke aega maha, ärge karjuge kodus meeste peale. Ilmselt juba märkasite, et me kasutame jalamati asemel hoopis rätikut, seda just selle tõttu. Kui sa elad nagu rikas, aga tegelikult oled rott, siis sa ei saa kunagi rikkaks.
ehk siis ma olen endaga aus ja ma kasutan rätikut, sest et meil lihtsalt ei ole matti ja ma kavatsen minna seda poest ostma, sest et mille jaoks Ning kui siit edasi piiruda, siis näete ka, et ohohoo, seep on ju, meil on seep, aga meil ei ole seebi alust, vaid seebi aluseks ma kasutan vatitupsu. Jällegi täpselt sama teooria. Kui sa elad nagu rikas, aga sa oled rott, siis sa ei saa rikkaks. Ning kohe, kui siit edasi liikuda, siis siin on organiseerimisvõimed väga kõrgel kohal. Siin on selline kreemike, mille peal on kirjas suurelt pane mind, selleks, et minu kaaslasel oleks meeles panna endale näkku kreemi. Nii, ja kui siit edasi minna. See tuba on minu lemmiktuba, see on meie magamistuba. Magamistuba on mu lemmik, mitte sellepärast, et mulle meeldib magada, vaid sellepärast, et siin on ainuke asi, mida ma siit majast reaalselt oman. Voodi, ma päriselt oman seda, ma sain selle Facebooki marketplace'ist täiesti tasuta. See on väga ilus voodi. Siin voodil on puitu, siin on metalli, veits peegli vibes, ehk siis jaa. Ning ma ütlen ausalt, kui te mõtlete, et ma koristasin selle toa ära lihtsalt selleks, et teile näidata, siis ei. Tairi on evolutsiooni käigus arenenud ning jah, ma koristan nüüd enda tuba. Ning ma ütlen ausalt, kui te mõtlete, et ma koristasin selle toa ära lihtsalt selleks, et teile näidata, siis ei. Pange tähele, kuidas see silmakirjalik vaatab üles samal ajal, kuidas ta lauset lõpetab. Ehk siis vana rott said praegu valetamisega otse kaameras vahele. Ning siin nagu näha on jälle aju arendamine käib 600 peal. Hetkel ma loen sellist raamatut nagu Minu Sydney. See raamat räägib ühest neiust, kes kolis Austraaliasse 20 aastat tagasi. Ning iga inimene, kes elab Austraaliasse, kes on Eestist pärit, peaks selle läbi lugema, sest et siin on väga palju huvitavat informatsiooni. Siin on meil siis kõll, et hetkel on ta seal nurgas, kui tavaliselt ma käin sellega linna peal ringi, liinibussi, power tuleb mul seljakotist ning tümm lõhu. Pole tümmi, pole mind, ehk siis ma ei viitsi käia linna peal, kui tümmi ei ole. Siin on teile juba varasemalt tuttav vaade. Jah, tõepoolest, meil on igast aknast sama vaade. Ei saa kurta, sellepärast, et see on klassik. Klassikalis on Austraalia majade vaade just selline. Ma ei tea, kas see tähelepanelikumad juba märkasid, aga tõepoolest, see on minu elu. See on minu elu iga päev. Nad on hetkel küll siin kokku koondatud, aga tavaliselt oled voodis, magad, teed silmad lahti. Mis siin on jälle väike sõber, et hetkel on sõbrad kõik kokku koondatud, kui tavaliselt leiad neid üllatavatest kohtadest. Mina olen rahul, sellepärast, et hoidkem kopse, ärgem tõmmake endale sitta sisse, vaid pigem pange seda endale suhu. Kindlasti üks minu lemmikumaid tegevusi, kui ma lähen sõprade juurde, on nende külmkapis käimine, ehk siis kutid, ma ei jäta teid ilma külmkapi vaatamiseta. Loomulikult ma näitan teile külmkappi. 90% asjadest on meie oma, 10% on meie majakaaslase omad, sellepärast et meie majakaaslane on rahaboss Siberist ning tema tellib endale iga õhtu süüa diivani peale. Ma ütlen kohe ära, mul raha liigub, ma saan kõva, Siberis on hea raha. 30 tonni ei ole meil midagi näitaja. Raha mul on. Ma olen lihtsalt teen praegu välja, ma olen rikas poiss. Mul on raha, ma lihtsalt teen välja. No vahel peab neile ka välja tegema. Mul on 50 tonni, kui ma tulen Siberist, 50 000 ei ole mingi näitaja. Arvatavasti juba varemgi minu videotest olete näinud, siis vedelikud, mis on rohelist värvi, on minu teema. Kui te näete seda piima, siis ärge muretsege, see on see 10%, millest ma enne rääkisin. See ei kuulu meile. Ma olen siiamaani arvamusel, las lehmaasjad jäävad lehmadele. Kui külmkapis midagi huvitavat ei ole, mis on sahkris, tavaline pähklivõi, väike kartul, muna, õli, kaerad, natukene kangemat kraami ka. Sina oled kain juba. Loomulikult vitamiinid tarbime palju, sellepärast et mitte tarbige ka vitamiine. Ma tõmban siinkohal otsad kokku. Selline oligi Casa de la Tairi tuur. Ma loodan, et teile meeldis ning nagu lubatud, ma pidin rääkima, palju me selle hullari eest maksame. Nimelt Austraalias makstakse arveid nädalaliselt, mitte iga kuu, vaid iga nädal. Me maksame selle koha eest $140 nädalas, mis tähendab seda, et tegemist on väga odava kohaga. Tavaliselt hakkavad hinnad umbes $150 nägu, kuid meie maksame $140 kahe peale. Me alustasime siin üldse $120 kahe peale, kuid siis mingisugused arved tõusid ning nüüd me maksame veidike rohkem. Hinnaliselt on meil selle kohaga väga vedanud ning see on ka põhjus, miks me oleme siia nii kauaks jäänud. Jah, see hind
on põhjus, miks me oleme siia Hullurisse nii kauaks jäänud. Kui ma loodan siiralt suveks oleme siit välja kolinud, ka sellepärast ma tegingi selle kodutuuri ruttu ära, sest et mu sisetunne ütleb, et enam pikka pidu siin ei ole. Selline sai siis olema Austraalia kodutuur. Meie oleme täiesti tavalises rajoonis, see ei ole kõige hullem, see ei ole kõige parem ning selline nägigi välja klassikaline Austraalia maja ning klassikalise vaatega. Ainuke asi, mis mind siin võib-olla häirib, ongi see, et akendest ei ole vaadet ning toad on valged, ehk siis ma tihtipeale tunnen ennast kui Hullaris ning kui ma tunnen ennast, et ma olen nagu Hullaris, siis ma hakkan käituma nagu hull ning siis Karlis ütleb mulle, et ma olen hull. Kui sulle see video meeldis, siis ole kena, pane sellele videole meeldi, see toetaks väga-väga minu kanalit. Kui sulle see ei meeldi, siis pane, et sulle see ei meeldi, ma tahan seda igal juhul teada. Davai, olge tubli, näeme juba podcasti! Käin sellega linna peal ringi, liinibussi, power tuleb mul seljakotist ning tümm lõhu. Pole tümmi, pole mind, pole tümmi, pole mind, pole tümmi, pole mind, pole tümmi, pole mind.